Noor. Tere tulemast Eesti Noordelegaatide podcasti teise ossa. Täna on stuudios Euroopa Liidu noordelegaadid ehk Triine Kose ja Rudolf Kasper-Naruski Tere! ning Irmi Nöps, kes meiega Euroopa Liidu noortekonverentsil Gentis, Belgias kaasas käis. Aga alustame sellest, miks ja tänu millele me siin oleme. See on Euroopa Noorte Dialoog, mida rahastab Euroopa Komisjon. Euroopa Noorte Dialoogi rahade eest on ka siin see podcasti tehnika ostetud ja samamoodi toetavad nemad siis Noorte Dialoogi protsessi, mille raames meie Euroopa Liidu noorte konverentsil käisime. Nii et suur aitäh, kui Euroopa Komisjonist ja Noorte Dialoogist keegi nüüd meid kuulab, siis teate, te teete õiget asja, ägedat asja ja tänu teile saavad Euroopa noored ja eriti Eesti noored kaasatud. Jah, tänu teile me saame siin podcasti mikritadega juttu vesta. Väga meeldiv. Aga jah, tegemist on siis 10. tsükliga Noorte Dialoogi. Need on 1,5-aastased tsüklid, mis väntavad siis eesistuja riikide järgi. Ehk siis meil on Hispaania, Belgia ja Ungari selle 1,5 aasta jooksul. Ning see tähendab, et 3 eesistuja riiki, 3 konverentsi. Tegemist nüüd on teise Euroopa Liidu noortekonverentsiga minu ja Rudolfi jaoks. Irmil oli see siis esimene. Aga Irmi, tutvustagi ennast. Kus sa tuled, kes sa oled, mis sa teed? Mina olen Irmi Nöps. Töötan lasteaias õpetaja abina. Elan Anija vallas. Mul on 2 last. Tütar 2-aastane ja poeg peagi 4-aastane. Väga äge. See on täpselt sellised noored, keda meil on vaja. Tegusad, ägedad, ühiskonda panustavad. Täpselt. Ja me oleme omavahel ka hästi palju arutanud, et üks kitsaskohti Noorte Dialoogil ongi kindlasti see, et näiteks meie tsükli teema on kaasavad ühiskonnad ja me küll otsime lahendusi päris sisendi alusel, et Eestis enne siis seda praegust konverentsi osales üle 900 Noorte Dialoogi konsultatsioonides, küsitlustes, erinevatel üritustel, sealhulgas need noored osalesid ja vene emakeelega noored ja maapiirkondade noored, aga koha peale lähme sinna konverentsil ikkagi meie neid poliitikasoovitusi kujundama, enamasti üpris privilegeeritud ja hulgase varasema kogemuste pagasiga noored, seega et meid on sinna valitud, meil peab olema mingi varasem kogemus, aga see jälle tähendab seda, et koha peal ei tee neid otsuseid need noored, keda me tegelikult kaasata sooviksime. Et see on selle protsessi nii tugevus kui nõrkus, et eks see protsess on kindlasti sujuvam, aga pole võib-olla nii autentselt kaasav, aga me teadvustame seda ja anname oma parima, et lähtuda siis vähemalt sellest kogutud sisendist, mitte ainult enda tunnetusest. Ja nüüd me vaata see kõik, mis Triine rääkis, väga õige, aga nüüd me murdsime seda tava, sest me võtsime Irmi kaasa, nii et nüüd läheb asi veel paremaks. Ja me üritasime seda teha võimalikult väga nii, et see ei oleks täpselt see tokenism, et võtame kaasa ja terime kaasa, et räägikski siis, mis töögruppides me seal kohapeal osalesime ja kuidas need korreleerusid või läksid kokku siis selle konsultatsioonidega, mis me varem teinud olime. Esiteks, mina ja Irmi olime samas grupis ja meie see grupi nimetus inglise keeles oli Challenging Discriminatory Attitudes and Cultures, mis on siis eesti keeles, et väljakutsed diskrimineerivate hoiakute ja kultuuridega, et siis nagu, et ongi näiteks, kui me võtame siin Eesti näitel, võime tuua selle paralleeli, mis tegelikult ka meie küsitlusest välja tuli, näiteks vene emakeelega noored. Euroopa tasandil me nägime palju erinevaid siis usuvähemusi, kui ka siis keelevähemusi ja meie siis Irmiga olime seal ja ma arvan, et ma räägin ka sellest natuke lähemalt, aga võib-olla algul Triine saab öelda, millises grupis sina olid? Ja mina olin grupis, mis tegeles koolide ja formaalharidusega, et kuidas tagada koolis ja formaalhariduses siis kaasav õpikeskkond. Peamiselt tegelesimegi sellega, et oleks ühtlane haridustase üle siis riigi või üle Euroopa ja sellega, et noortel oleks Eestis nii väga, on kindlasti eesti ja vene emakeelega noorte puhul see, et me elame erinevates kultuuriruumides, need koolid omavahel ei tee koostööd, aga näiteks üks peamistest probleemidest, millega me tegelesime, oli see, et paljudes riikides ikkagi on nagu väga tugevalt erinevus sees, millise usutaustaga sa oled, millise keelelise taustaga sa oled, mis koolis sa käid, kas sa saad sama tugeva hariduse või kas sa üldse puutud kokku teiste ühiskonnagruppidega, et see on Eestis ka nagu järjest vähem küll PISA tulemuste järgi, aga ikkagi samas järjest rohkem nagu maapiirkondade või eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevate noorte tulemused on ikkagi erinevad. Just.
et ma siin praegu mõtlesingi kohe ka, võib-olla ja ma annan Irmile ka kohe sõna, aga kui me võtame siin ütleme seda meie arutelupunkti laiemalt, mis meie seal working groupis oli, on kindlasti see, et ma kohe lähen natuke räägin nendest ja kultuuridest ja kogu sellest poolest ja tegelikult mis ägeda lahenduse peale tänu Irmile me tulime mõnes mõttes, et Irmi pakkus selle välja ja nüüd läks see täitsa arutelu sinna. Aga mis punkti ma tahtsin välja tuua veel on see, et kui me vaatame meie Eesti nii-öelda küsitlustulemusi, siis üks asi, mis meil kahjuks tuli ka välja, on see, et meil oli peaaegu siis 2/3, jah, isegi rohkem nagu ütleme 693 naissoost vastajat ja 219 meessoost vastajat ja siis 30 inimest, kes defineerivad end kuidagi teistmoodi ja 20 inimest, kes ei soovinud avalikustada seda. Aga mida me näeme, siit tuleb välja see, et tegelikult meil on väga palju vähem noori mehi kaasatud üksikestel teemadel kaasa rääkima. Ehk siis see on nüüd ka tähtis koht, kus me tegelikult, kui me räägime ka nagu vähemustest või mingist diskrimineerivast poolest, siis me peame nägema ka lihtsalt seda, et mõnes kontekstis võivad ka olla need noored mehed, nii-öelda need, kes ei ole tegelikult piisavalt kaasatud ja kes on see vähemus, kellega peab tegelema. Aga meie peamine teema oligi just selle nii-öelda siis kodanikuharidus, ütleme nii, et kuidas seda nagu inimesi arendada nii, et oleks vähem neid probleeme. Et võib-olla ma tean, et inimene pole eelnevalt kokku leppinud, aga mul tuli just meelde, et sa rääkisid neid ägedaid kogemusi seal sellest, et kuidas tegelikult peaks olema see tolerantsuse õpe või kas kuidas sa enda sõnadega mäletad, mis me rääkisime, et võib-olla sa tahad jagada, et mis see meie idee oli, mis me seal kokku panime ja mille üle me arutasime? No aega on möödas, mingisugused mõtted on juba meelest läinud, sest eraelu on nii palju peale tulnud. Aga mida mina mäletan, oli see, et me tulime sellise mõttega lagedale, et võiks teha tolerantsusklassid või sallivustunnid, et siis seal õpetadagi inimestele igasugu asju. Et erinevaid siukseid, ongi erinevaid kultuure, erinevaid rahvusvähemusi, kogu seda poolt, ja mulle meeldis see, et nagu kohe, kui see arutelu seal läks, siis oli täpselt jällegi see sama, et mõnes mõttes võib-olla näitab seda sama, mis Triin enne välja tõi, et meil on õiged statistikad ja me näeme statistiliselt ära, et okei, on tõesti probleeme, aga siis kohe need kaasatud noored, kes on pidevalt kuskil käinud, hakkasid nagu mõtlema sellest, kuidas võib-olla mingites hilisemates kooliklassides sükest ainet või asja oleks vaja, et et väiksena pole ikka midagi vaja. Ja siis tuli Irmi otse rindelt, ütles, et kuulge, tõmmake tagasi, meil on vaja väga väiksest peale juba seda. Ja, et minu meelest hakkab see kõik juba lasteaiast peale. Sul oli päris konkreetseid kogemusi ka lasteaiast, et ikkagi noored on juba päris nagu kujunenud arusaamadega. Ja, et nad õpivad juba väiksest peale ja siis võib-olla on, kui nad kooli jõuavad, siis neil on lihtsalt nii sisse kodeeritud juba midagi, et ei peaks hakkama ümber harjutama, vaid võib-olla peakski siis nii väiksest peale juba seda juba niimoodi teha, et me ei peakski nagu rääkima sellest näiteks, et ainult tüdrukutel on pikad juuksed ja et poistel on tegelikult ka võivad olla, et kõigil võivad pikad juuksed olla, kes tahavad ja et roosa ei ole ainult tüdrukute värv, et ka poisid kannavad seda värvi. Rudolf hetkel näitab meile oma väga ilusaid roosasid pükse, väga kenad. Et see kas või siuke väike näide võiks, või selline asi, et see võiks juba lasteaiast peale olla. Mitte see, et me jõuame sinna kooli sallivustundi ja siis me hakkame alles rääkima, et kuulge, roosa tegelikult on kõikide inimeste värv. Ja siis viha saab kõik, kas selle õpetaja või ikkagi kaasõpilaste peal ju lõpuks välja elatud on ju. Just. Ja võib-olla nüüd laiemalt, kuna meil see arutelugrupp oli väga huvitav, sest seal olid ka kaasatud meie enda grupis siis erinevad siis ka siis usu erinevad pooled, kus toodi ka välja seda näelda usulise kultuuri poolseid probleeme. Aga samas ma arvan, et kui seda nagu paralleeli siin Eesti peale tõmmata, et eks meil on ka mingid eelarvamusi inimeste seas ja nii edasi, aga mis meil nagu tuli just välja, mitte siis minu seisukohalt, vaid nüüd meie nende küsitluse seisukohalt, mida me läbi viisime, siis me nägime, et Eestis on probleem
mitte eestikeelse emakeele inimestega kaasamisega, aga mis teeb nagu asja hullemaks, on see, et aga eriti siis, kui su emakeel on vene keel. Ehk siis, sest sellisel juhul tulevad sinna kaasa nagu mingid stereotüübid, mingid kahjulikud arvamused ja see näitab, et see ei ole nüüd ainult see keeleprobleem, mis me peame tegelema, vaid pigem siin on nagu nüüd see kultuuriline pool, et mingid kultuurilised taustad ja asjad, mida me oleme valesti nagu, kus meil on mingid stereotüübid jäänud. Ja et see on nüüd see pool, kus me nagu tegelikult peaksime eriti vaeva nägema kaasamisega, et kuidas jõuda venekeelsete noorteni, kuidas neid rohkem kaasata, aga samal ajal see ei ole ainult nende venekeelsete noorte kaasamine, vaid ka tegelikult selle Eesti noore, kes ei ole vene emakeelega, temale siis nii-öelda selgitada, et ei, et see ei ole nii, et sellel inimesel on midagi viga, kes on vene emakeelega, mis tundub ju nii loogiline ja nii arusaadav, aga kuskilt mingid nagu need punktid jooksevad ja see on nagu tegelikult selline karm reaalsus, millele me peame otsa vaatama, aga samal ajal mina ütleks, et see on nagu positiivne, et me nüüd teame, me teame, et meil on olemas nagu see, et me töötame selle nimel, me praegu näeme näiteks, kuidas, kui me vaatame laiemalt Eestis, kuidas meil on nüüd Eesti koolidele üleminek on ju, kogu eesti keele õpe, et me näeme, et tegelikult need sammud on ka vajalikud võib-olla selle jaoks, et neid probleeme lahendada, ehk siis ja kindlasti sellele aitab kaasa see kultuuri ja projekti idee, et meil oleks nii-öelda sellised tunnid, et natuke võib-olla ka meie kuulajatele, kes nagu täpselt ei saa aru, et okei, mis see noorte dialoog ikkagi on ja mis te teete, on ju, et siis kui te võtate nüüd kõige lihtsamalt, siis meil oli seal nagu siuke nagu grupi arutelu ja nüüd seal tekkiski meil see idee, et tegelikult võiks olla siuksed tolerantsustunnid. Ja seal olid erinevad esindajad meie seal gruppides ka, küll seal olid Belgiast, siis oli seal näiteks Euroopa juudi tudengite esindajate inimene, nii edasi, seal olid erinevad inimesed ja siis need kõik olid nagu nõus sellega ja me brainstormisime nagu siuksed nagu mõtted kokku, mis päriselt nagu kõigile sobisid. Ja nüüd me nagu igaks juhuks segan vahele. Brainstormisime kokku, mis kõigile sobisid, see protsess on räige võitlus iga kord seega, sest see on ka väga õige, et kõik tulevad oma agendaga, oma nagu eesmärkidega sinna, oma nagu riikliku taustaga, eks meie eestlastena võitlesime ka kõige rohkem selle nimel, et meie need konsultatsiooniideed saaks sinna sisse, aga kõik teised tulevad samasuguse eesmärgiga, eks siis lihtsalt fun fact vahele, et see sõnastuse formuleerimine on üks paras sketš iga kord. Ja selle nende viimaste sõnade peale ja see oli tõesti see, et aga ma ütleksin, et meil läks päris hästi, et see meie nagu sisend oli päris tugevasti läks seal sisse, aga nüüd lihtsalt nüüd ongi, et kui te kujutate nüüd hästi seda pikka protsessi ette, see kahjuks ei juhtu homme ega ülehomme, aga võib-olla näiteks 5 või 6 aasta pärast lõpuks näiteks tekibki siuke nii-öelda kas siis kohustuslik või poolkohustuslik või soovituslik tund kõikides koolides, mis on siis tolerantsustund, on ju, ja tegelikult see, mis me nüüd seal tegime, need küsitlused, mis me siin tegime, need sõnad, et need on reaalsed muudatused, mis tekivad. Ehk siis, kuna meil on ikkagi praegu kohe tulemas ka Euroopa Liidu valimised ja tihtipeale Euroopa Liiduga on see, et see mingi kauge asi, mis muutusid, see saab luua muutusi, see loob muutusi. Need lihtsalt võtavad natuke aega, sest seda nagu suurt paati või suurt laeva sai keera nagu hästi kiirelt ümber, aga need on reaalsed sammud, mis me teeme ja mina ütleks küll, et nagu ma mäletan, kui ma Irmile ütlesin ka, et näed Irmi, et kui sinu lapsed käivad mingis 6.-7. klassis, on ju, siis nad tulevad sulle koju ja räägivad täitsa lõpp, nüüd hakkas mingi tolerantsuse tundi, siis mõtled, et sa saad neile rääkida, et no see oli tänu sellele, et sina käisid ja rääkisid sellest ideest, et me nagu päriselt loome muutust, et see on ka tähtis mõista, et see ei ole lihtsalt see, et me käime kuskil ja räägime juttu ja räägime probleemidest, me reaalselt vaatame päris küsitlusi, päris asju, mida Eesti noored räägivad ja me päriselt leiame lahendusi ja päriselt toome muutusi lauale. Ja mul nagu üks asi, mille pärast mul oli alguses väga raske nagu uskuda sellesse kogu süsteemi oli see, et okei, meil on 1,5 aastat, esimene kord me paneme oma peamised ideed paika, siis esimese ja teise konverentsi vahel, kui me räägime konsultatsioonidest või küsitlustest, siis need ongi see, mis toimus 2 konverentsi vahel, kus me siis küsitluses osales üle 900 või kokku osales üle 900 noore ja nagu väga palju üritusi toimusid selle raames, siis me lähme tagasi, teeme oma need soovitused ja siis on veel 3. konverents, mis need nagu aitab kokku võtta ja mingeid tegevuspunkte nagu konkreetseid tegevusi välja pakub, siis see, et me tuleme mingi ideega seal keskel välja ja see jõuab Euroopa Komisjoni otsustajateni, on väga tore, aga et ega see ei jõua ju mitte kuhugi nagu juriidikasse või kuhugi nagu süsteemi sisse, aga need on ka väga head näited teistele liikmesriikidele. Väga paljud soovitused ongi sellised, et ühes riigis toimib ja me teeme selle soovituse, me lihvime seda siukseks, et see oleks nagu implementeeritav ka teistes riikides ja et seda ei pea nagu omaks võtma Euroopa Komisjon, vaid mõni teine riik võib-olla lihtsalt omal initsiatiivil.
jah, ja siin on nagu ka see pool, kus need, ütleme, sõnastused me siis nagu vormimegi nii, et need kõigile sobiksid, et näiteks seesama, ütleme, see minu ja Irmi working grupi näide on näiteks seesama, et kui meie rääkisime väga selgelt sellest, et meil on vaja kaasata vene emakeelega noori, siis näiteks Prantsusmaalt tuli välja see, et nendel on vaja kaasata siis just araabia taustaga nii-öelda noori ja tegelikult me saame selle sõnastuse täpselt niimoodi kajastada, et seal nagu ongi täpselt seesama punkt mõte, see on igas riigis erinev, aga jah, et muutusi saab niimoodi teha. Aga võib-olla korraks nagu, et ja on Irmil, et ma tean, et sa vist Irmi ei ole enne Belgias käinud, on ju? Mina ka ei olnud selles mõniskorda. Et võib-olla kuidas nagu see kogu see konverentsi pool üldse, ma tean, et sa ei ole nagu, võib-olla sa ei tunne, et kõige mugavamalt inglise keelega, et kuidas sa nagu tundsid seda seal kohal, et kas seal oli nagu kaasatud inimesed või kui palju seal nähti vaeva sellega, et päriselt kaasata ja päriselt sinu arvamust kuulda ja või kui palju sa lihtsalt nagu ütleme, siuke termin või sõna on nagu youth watching, mis on siis see, et nagu noori kaasatakse, aga mitte sellepärast, et neid päriselt kuulatakse. Et kas sa tundsid nad niimoodi või sa pigem tundsid, et sa nagu päriselt olid kaasatud, kas seal olid toredad inimesed või lihtsalt oli kuri Triine ja Rudolf ja hirmus oli? Ei, ma ikka, sa ju kutsusid ka mind niimoodi, et ma ütlesin sulle, et ma ei oska inglise keelt nii hästi, et ma kartsin ja põdesin selle pärast kõvasti. Aga siis sinna kohale jõudes ja natuke sisse elades ikkagi tuli välja, et te aitasite mind päris palju ja seal need inimesed ka tegelikult olid hästi sõbralikud ja nad üritasid minuga hästi aeglaselt rääkida ja ikkagi tähtsatel teemadel ja hästi tore oli ikka tegelikult, et ma tundsin ennast ikka päriselt kaasatult ja kui me ka nendes working gruppides olime, siis ka ma ju ei saanud kõigest aru, ma küll kõigest ühest üritasin, aga siis sa tõlkisid mulle ja ma sain aru ja siis ma sain ise ka midagi kaasa rääkida ja sa jälle tõlkisid teise keelde, et ma tundsin ennast päris hästi seal ja ma ise õppisin ka rohkem seda inglise keele värki. Just praegu Triine ka filmis seda, et kui Irmi rääkis just sellepärast, et ta päriselt ka relvaähvardusel seda öelnud, et need olid siirad sõnad, aga meil on nagu videotõestus ka olemas, et kui keegi ei usu, siis Triinelt saab küsida. Aga eks see video oligi relv, et see on nagu topelt recording nagu videoga ja häälega igaks juhuks. Ja sotsiaalmeedia contenti ka, aga okei, ma tahan kohe sellelt samalt teemat nagu jätkata, aga ma korraks enne kui ma meelest ära läheb, ma tahaks rääkida, võib-olla veel selgitada natuke noorte dialoogi protsessi või selle nagu mõju, mis on varem olnud, et me rääkisime, et see on 10. tsükkel, ehk siis see asi on 15 aastat käinud umbes täpselt. Näiteks asi, mis on nagu jõudnud väga tugevalt Euroopa Liidu riikidesse, on noorte garantii, mis on välja tulnud nendest Euroopa noorte dialoogi konsultatsioonidest, et need noored ei ole toetatud sellisel viisil, et see on nagu ühesõnaga, need noored, kes ei tööta, õpi osa koolitustegevuses, nende toetamiseks on siis kohalikes omavalitsustes nüüd loodud struktuur, kus ongi noorsootöötajad, spetsialistid, kes tegelevad sellega, et neil on nimekiri need noortest, kes tihtipeale on ka need, kes on läinud välismaale õppima ja ei ole ennast ümber registreerinud ja siis meie nimekirjades ei õpi, tööta ega käi koolitustel, on ju, aga on ka neid, kes on päriselt lihtsalt jänni jäänud ja koju istuma jäänud ja pole nagu leidnud seda motivatsiooni, et edasi liikuda, siis nendega nüüd nende andmete alusel tegelevad noorsootöötajad paljudes enamikes, kõikides omavalitsustes. Ehk see on üks siuke konkreetne asi, mis on tulnud välja noorte dialoogi asjadest ja nüüd on jõudnud nagu liikmesriikidesse. Näiteks ka samamoodi youth check või youth test, mis alles on nagu oma esimestes lapsekingades, aga selline nagu testi vorm, et kuidas noortega mõnes linnas või organisatsioonis on, mida siis üle Euroopa päris tugevalt praegu arendatakse, et see on ka noorte dialoogist välja sündinud, et kui keegi märkab kuskil noorte garantiid või noorte garantii tugisüsteemi tegevusi või siis youth checki ja youth testi, siis teate, et need on noorte dialoogist välja kasvanud, et päriselt on nagu mingeid mõju ka. Jah, et võib-olla üks pool ka, mis ma veel lisaks toon välja, on näiteks samad see 18-aastaste rongisõit, et see on ka nagu selline äge näide just, kuidas ütleme,
kui noored ei oleks kaasatud protsessides, kuidas tegelikult noh, võib-olla ma olen siis nüüd liiga pessimistlik, aga kui noored ei oleks kaasatud ja ei räägiks, et sellised asjad on neile tähtsad, siis tuldaks selle peale, et seda teha. Ja mis ma võib-olla nüüd kasutan ka seda nagu reklaamimiseks ära, et kui sa oled 18-aastane või sa tead kedagi, kes on 18-aastane või sa saad kunagi 18-aastaseks, siis sa saad taodelda seda, et sa saad aasta aega rongiga sõita Euroopas ringi, tasuta, näha erinevaid kohti ja asju, et selleks, et näha Euroopat ja nii edasi, et on erinevad sellised programmid, mis toetavad noori ja need kõik on tulnud tänu sellele, et meil on noortemeelsed inimesed Euroopas, meil on noorte poliitika, meil on noorte aktivistid, sellised pooled, nii et see on selline reklaamiminut, minge valima, noorte hääl loeb, kui ta ei lähe, tulevad inimesed, kurjad, pahad inimesed, kes arvavad, et noored ei pea midagi tegema, noored ei pea olema kaasatud ja siis sellised võimalused võivad ära kaduda, nii et minge, please, valima. See on hea point, et me võime rühkida, kui palju me tahame või Discovery EU selles mõttes on jah, imeline näide, et tegemist on siis Erasmus Plussi ühe meetmega või osaga, et kui sa oled 18 saamas, siis tõesti pane otsingusse Discover EU ja saad jah, kuu aega on siis see pass, mille sa pead aasta jooksul ära kasutama ja terve see kuu aega sa saad tasuta reisida, majutuse, söögi eest pead ise muretsema, aga tegemist on siis Interraili passiga, mis muidu maksab pea 300 €, et aga jah, ühesõnaga, kuidas see sündis, on see, et mingi grupp noori kutte, minu meelest nad olid mingi 3. või 5. sõpruspunt käis niimoodi 18-aastaselt Euroopas backpackimas ja siis see kogemus jõudis nagu lõpuks Euroopa otsustajateni välja ja põhimõtteliselt nägigi välja nii, et nad läksid ukse taha ja ütlesid, et kuule, ülivinge on, ma arvan, et iga Euroopa noor peaks seda kogema, see päriselt nagu iseseisvuse ja siukse kultuuride ja Euroopa tundmaõppimise osas andis neile nii palju juurde ja nüüd siis tõesti mitusada passi jagatakse Eestis ka iga aasta välja, lausa mitu korda aastas on see taotlusvoor, et kandideerimine lõpuks, ühesõnaga, et asi ei ole selles, kui hästi sa kandideerid, see on nagu losi põhjal ja suht suur tõenäosus on Eestis võimalik saada, ehk siis jah, 18-aastased jätke meelde või nooremad. Nüüd korraks konverentsi juurde tagasi minna, siuke võib-olla pool natuke seda nagu korralduslikku poolt veel tuua sisse, et mis on nagu laiemalt on mingid siuksed pisikesed detailid, mis on nagu väga tähtsad ja võib-olla annavad seda täpselt, et vähemalt sellel korral ma nagu ütleks kiidusõnad Belgiale sellega, et nad nagu ainult ei rääkinud, vaid vähemalt nad nagu selle konverentsi raames vähemalt nad väga ka püüdsid. Et näiteks minu arvates siuksed tavad või asjad, mis võiks nagu vabalt laiemalt Eestis kasutusele võtta, kui on mingid noortekonverentsid, kas või ka mingid väiksemad, aga näiteks ma loodan, et nendel inimeste poole keegi ei pöördunud, aga näiteks kohe esimene asi, esimesel päeval tutvustati meile 2 siukest nagu tugiinimest, toeinimest, et kui sa tunned end, sul kas näiteks keegi ütles sulle midagi halvasti või sa lihtsalt tunned end pinges midagi, et sa saad nendega rääkima minna, need on siuksed neutraalsed, toetavad inimesed. Lisaks kõikides nendes konverentsi kohtades või isegi õhtul, kui meil oli nagu mingi võib-olla siuke nagu programmi osa, olid tehtud siuksed ruumid või kohad ja vaiksed ruumid jah, et ruumid, et kui sa tunned, et on nagu mingi asi, keeb üle või lihtsalt midagi juhtub, et sa saad kuhugile minna, olla oma, et nagu ma vähemalt seekord jäi mulle täpselt tõesti see mulje, et nad tõesti proovisid väga palju kaasata ja ka näiteks seal, ma tean ühte näidet ka seal, kus oli see, et küsiti ühte kindlat nagu toitumiseelistust ja nagu päriselt üks vabatahtlik saadeti kogu Genti linna läbi käima, et siukest toitu otsida. Et nagu see oli nagu päris äge näha, kuidas nad nagu päriselt siiralt üritasid kaasata ja nagu nägid vaeva sellega, et see oli nagu äge. Aga need inimesed, kes seal olid, ma küll õnneks või kahjuks ise ei pidanud nendega ühendust võtma, aga lihtsalt see mõte, et sellised inimesed olid üldse sellisel üritusel ja nagu selliste inimeste peale oli mõeldud, see nagu väga liigutas, et nii tore lihtsalt, et nagu niimoodi on. Ma ei tea, kuidas teile, aga mul tekitas küll selle nagu turvalisema tunde, et eriti ma tunneks, et kui ma oleksin näinud üksinda, et ma ei tea kedagi, siis see hetk, kui sul on lihtsalt vaja räntida korraks välja ja siis tuleb mingi okei, ma ei taha ühtegi lahendust, lihtsalt nagu kuula mind korraks ära. Et mul on nagu tagamõte olemas, ma saan seda teha, et ma ei tea, kas teil tegi ka nagu mugavamaks olemise. Ja isegi kui ma nagu keelt väga ei valdanud, siis ma teadsin, et isegi kui ma läheks ta juurde, siis lihtsalt ta üritaks mind mõista ja paitaks mu pead, kõik on chill. Et selles suhtes, et väga palju tegi turvalisemaks seda tunnet just seal. Jah. Sest et see on nagu 300+ inimest ühel konverentsil koos, see nagu puhtalt lihtsalt stimulatsiooni osas võib nagu lihtsalt üle keeda mingi hetk.
ja tegelikult üks asi, mis on veel tähtis öelda, on tegelikult, kui me täitsa ausat pilti välja läksime, siis ma just mõtlesin, et me natuke andsime pool tõde edasi. Tegelikult me ei käinud kolmekesti Eestis seal koha peal, tegelikult oli üks inimene siis ka haridusministeeriumist. Haridus-Teadusministeeriumist. Jah, Haridus-Teadusministeeriumist, kellega oli ka väga tore oli kuulda seda ministeeriumi poolt, kellega oli väga hea koostöö ja nagu on näha, et siit on nagu üks pool, nagu ma teen nagu kahepoolselt algul, nagu ma kiidan ja siis ma toon nagu, mis on meie arenguruumi kohta, et ma kiidan nagu hästi palju seda, kuidas meie koostöö tegi, ma näen, et tõesti nagu nii ministeeriumi tasandilt kui igalt poolt päriselt seda sisendit hinnatakse, päriselt me tegeleme, töötame selle nimel, et see läheks paremaks. Ja nüüd võib-olla siuke pool, kus me nagu laiemalt näeme, mida me võib-olla ühiskonnal areneda saame, siis nagu näiteks, kui meil olidki seal need programmid, meelelahutusprogrammid ja sealt, siis me nägime, et võib-olla Eestis me just mõtlesime, et kõik, et see on väga lahe, see oli väga lahe, kuidas olid kaasatud siis erinevad vähemusgrupid, väga professionaalsed, ägedad nii-öelda sellised programmid olid, aga me saime ka aru sellest, et võib-olla, et Eesti ühiskonnas, kui meie oleksime nii korraldanud, oleks mingid probleemid tekkinud. Ja ühesõnaga, seal oli Belgia gala viimane päev, ülivinge tõesti nagu show, õhtujuht oli üks drag queen, kes oli nagu tõesti tipptasemel, Eestis ma arvan nii heal tasemel dragi ei tehtagi, aga see fakt, et nagu sul on Genti linnas, Gent on kusjuures Euroopa noorte pealinn see aasta, fun fact, sellepärast nagu Belgia sündmus toimus seal, aga me paratamatult mõtlesime kohe sellele, et see lihtsalt, su ühiskond peab olema kuhugi maale arenenud, et seda nagu puhtalt sisepoliitiliselt saaksid drag queen'i võtta endale õhtujuhiks ja seda oli väga vinge näha. Aga see oli väga professionaalne, see oli väga äge ja nagu lähe oli näha, et mitte, nagu seal ei olnud ühtegi inimest, kes sellega nagu rahul ei olnud, et see oli nagu nii hästi ägedalt organiseeritud ja see näitab seda, et meil saab olla siuke nagu kaasatud ühiskond ilusti, et see oli nagu võib-olla sellistes nagu see koht, kus mõtlengi, et kus me saame kus on meil arenguruumi, aga see ei ole nagu minu arvates ka nagu halvas mõttes, vaid nagu selles mõttes me näeme seda, et see saab toimida kõik ühiselt toredalt nii-öelda kultuuriruumis koos eksisteerides ja lihtsalt me ongi, et kui me suudame paremini kaasata erinevaid gruppe, siis me saame nendest valedest, halbadest stereotüüpidest lahti, olgu see siis kas kultuuriline, sooline või ükskõik mis see vahe on, kus see nagu tekib. Ja siit tuleb nüüd välja see teine punkt tegelikult, mis me ka enne välja tõime. Näiteks meie Eesti selles nii-öelda küsitlusest tuli ka välja see, et maapiirkonna noored on vähem kaasatud ja nad ei näe, nad ei oska näha neid võimalusi niimoodi, nendel ei jõua need võimalused, isegi võib-olla need võimalused on olemas, aga nad ei tea neist või nad ei oska neid näha. Ja seal oli ka väga nagu see point, et noored, või mis mind üllatas, oli see, et noored kipuvad nägema võimalustena väga palju nagu üldmõistetavamaid asju, kui linnas elavad noored, nagu näiteks koolis käimine või sõpradega kuskil aja veetmise võimalus üldse, et mul on mingi ruum, kus sõpradega olla peale kooli, mingi kohvikas või, et seda nagu keskmine linnanoor seal küsitluste põhjal nagu võimaluseks või selliseks opportunities inglise keeles ei võtnud, et võimalustena peeti mingeid projekte ja tegevusi ja igast programme, et lihtsalt see natuke näitab seda, et see noorte info ja noorsootöö võib-olla samal tasemel ikka ei ole igal pool. Ja siin on võib-olla see, mõnes mõttes nagu teistpidi nüüd see pilt on ka see, et need linnanoored, et kellele siis nagu võtavad iseenesest mõistetavalt neid asju, tegelikult on see koht, et aga vot, mis meil juba ka on, et see on loomulikult, me peame edasi arendama, me peame rohkem arendama, aga ongi see, et üks asi, mis on ühele täiesti iseenesest mõistetav, on teise jaoks nagu suur soov, et tal oleks see, et me võime rääkida näiteks maapiirkondades erinevatest huviharidusest näiteks ja kogu sihukesest poolest, mida on vähem. Mis see lahendus on, see on omaette, see on väga poliitiline teema juba, et kuidas neid asju lahendada, aga lihtsalt see mõte ja ka teadvustamine siis sellest, et okei, et aga tegelikult võib-olla see ei ole nagu nii eriline, siis see peaks olema selline tavaline vajadus ja me peaksime tekitama veel rohkem võimalusi ja ma arvan, et täna üks probleem ka on selles, et mida me näeme just, kui me vaatame ka neid küsitlusi asju, on see, et paljud võimalused on tegelikult olemas, aga noored ei tea sellest, kuidas me jõuame nende noorteni. Ja ma arvan, et see on täna tegelikult see koht, kus ma tulen jälle promon Euroopa Liidu valimisi, sest me oleme ikkagi Euroopa Liidu noorte parlamendi valimisi. Ja Euroopa Liidu parlamendi valimisi, okei, jah. Euroopa parlamendi valimisi, sellepärast, et see on nagu võib-olla üleskutse vastupidi nagu kandidaatidele, et kui te nagu tahate noortega suhelda asju, siis nagu ongi ka see, et kuulake neid võimalusi asju, mida oleks vaja pakkuda, mida Euroopa Liidu tasandil tegelikult, mis võimalused on olemas, et rääkige sellest ja viige seda nagu infot inimestele. Millele ma ka mõtleme, et meil oli päris hästi esindatud see, et näiteks ministeeriumist oli Liisa Lints meiega kaasas, kes väga äge inimene. Tervitame teda. Ja tervitame, et
noorte ja andepoliitika osakonnast ja väga tugeva noorsootöö taustaga, ehk siis ta oligi seal mitteformaalhariduse ja noorsootöö töögrupis ja neil oli ka nagu, nii palju kui kuulsin, oli väga nagu see kultuuride vaheline pool, aga ka nagu see, et Eesti sai väga tugevalt olla ka eeskujuks teistele riikidele noorsootöö korralduse ja nagu hariduse osas, et inimesed küsivadki suurte silmadega, et kas te päriselt saate magistri tasemel, tal oli endal ka noorsootöö korralduse magister, et see on ikka suur asi, et sellist asja saab formaalhariduses nii kõrgel tasemel õppida. Ja jah, et neil tuli ka see Eesti-Vene kontakt välja ja ma võib-olla korraks mainiksin enda töögrupi tegemisi, et lisaks meil oli täpselt sattus nii, et oli igast Balti riigist olemas inimene, ehk siis esimene päev me kohe natukene arutasime täpselt selle üle, et kas nagu kaasamine on see või võrdsed võimalused on see, et sul on võimalik oma emakeeles haridust omandada, et võrdsed võimalused on see, et kõik õpivad ühes riigikeeles, aga samas see vastuargument oli päris paljudel ka see, et sul on nagu nii suur keelevähemus, et neil võiks olla ka võimalus ju oma emakeeles õppida, aga seal tuli väga tihti või väga kiiresti välja see, et tegemist on otsusega, mille oleks võinud varem ära teha. Me oleks rohkem ühes inforuumis ja et nagu teised Balti riigid, vähemalt Läti on ka just äsja siis liikumas ükskeelsele lätikeelsele koolile üle. Ja teised teemad, mis me seal ka päris suur nagu omati töögrupp tekkis, oli kutsehariduse väärtustamine ja edasised õpivõimalused. Meil on jälle Eestis päris hästi, peale 9. klassi peab valima, aga on ka riike, kus sa pead peale 6., 7. klassi nagu valima, sa saad küll põhihariduse, aga sa saad nagu, seal on mingi general ja siis on grammar school'id ja on nagu erinevad ikkagi, ma väga täpselt ei tea, aga see, et sa valid juba mingi raja, kust on pärast, sa saad edasi minna kutsekooli ja mingist kutsekooli erialalt sa saad minna ka nagu tehnilisse ülikooli, aga et sa ei saaks nagu mingi filosoofiat või ma ei tea, riigiteadusi või õigust minna sealt edasi õppima. Et kui inimene peab kuskil 14-15 aastaselt selle valiku tegema, siis või 12-13 aastaselt selle valiku tegema, siis see on ikkagi päris nagu räige, et need edasiõppimisvõimalused ei ole võrdsed ja seal oli ka siis üle-euroopalisi initsiatiive ja kvaliteedimärgisid pakuti välja. Ma isegi praegu ei tea, kelleks ma suurena saada tahan. Jah, aga eks see on ka see, ütleme, jätkuva õppe see printsiip või mõte tegelikult, et üks on see, et ma arvan, et kunagi me ei tohiks olla liiga vanad, et me saaks seda valikut teha, et see peaks olema jätkuva õppe kogu aeg, on ju, et kui me suuname nagu väga mingisse teekonda kinni ja nii noorelt juba võib-olla 6. või kuskil klassis, siis see on nagu problemaatiline mõnes mõttes, et see ei ole halb, kui ma juba 6. seda tean ja Google'i sõnas liigun, aga et mul oleks nagu need teed lahti, et ma nagu nii varakult Google'i kinni ei paneks. Jah, et see on nagu eelarvamuste teema seal juures, et kutseharidus ei ole kuidagi viisi nagu nõrgem, et meil on neid pottseppasid vaja täpselt sama palju, kui meil on vaja nagu poliitikuid, ilmselt on pottseppasid rohkem vaja, jah, et nagu see ei ole nagu täpselt need inimesed, kes ühiskonda tegelikult üleval hoiavad, on ju. Ja siis mul lõpetuseks see pool ka veel, et kuna ikkagi üks pool on ka see, et me teeme seal nagu tõsist tööd, seal olid pikad päevad ja nii edasi, siis samas oli seal ka nagu tehtud lõpusalt see, et me saime omavahel tuttavaks. Meil oli seal linnaekskursioon väikene algul, et miks ma selle nagu siin välja toon, on ka see, et tegelikult see on ka tähtis osa sellest protsessist, sest me saime suhelda oma siis teiste kolleegidega teistest riikidest, kus tegelikult neid palju nagu kontakte ja probleeme asju nagu välja tuli, kus me nagu leidsime ka neid nagu lahendusi ja see oli nagu väga lahe või näiteks kuidas meid külastas seal Euroopa Noortefoorumi juht, kellega sai ka juttu rääkida, arutada neid teemasid, et sa nagu näed neid erinevaid inimesi, kes on kaasatud, kes tegelevad noorte esindamisega, nad päriselt tulevad, nad küsivad, nad uurivad, neid huvitab see ja nad tahavad nagu neid muutusi ellu viia. Ehk siis minu nagu see soovitus ka selles on see, et ma arvan, et see kontseptsioon, mida noorte dialoog pakub, kogu see noorte konverentsid ja kogu see tsüklitussüsteem, see on üks väga võimas mõnes mõttes avastamata tööriist, millega me saame tohutult palju seda muutust luua. Ja kui meil tuleb järgmine siis noorte dialoogiga, ütleme siis küsitlus, siis ma kindlasti soovitan kõigil ka vastata ja anda oma sisendit sellega, sest see on nagu päris sisend, mis päriselt läheb nagu kuhugile kasutusse.
ehk siis see võib olla ka laiemalt, mis ma ütlen ka, et kui noordelegaadid või ENL või mingi ministeerium küsib teilt nagu sisendit, siis päriselt selle sisendiga tehakse midagi. Nagu vähemalt siin praktikas ma näen seda, et nagu ma julgustan nagu just olema kaasatud ka sellena, et kui sa ise täna näed, et okei, sa võib-olla ei taha olla nii julge nagu Irmi ja lennata meiega kuhugile kaasa ja rääkida seal oma arvamusi, et sa jagaksid ja räägiksid seda ja oleksid nii-öelda kaasatud. Ja see noortedialoogi protsess pole kindlasti perfektne. Esimesel korral oli eriti see tunne, et kuhu see kõik jõuab. Me räägime siin mingit ilusat juttu, see jõuab ühe paberi peale, aga nende näidete põhjal ja see, et seal on koha peal nagu kohaliku tasandi otsustajad, et mind hästi aitas see mõtlemine, et see eesmärk ei ole saada mingit regulatsiooni, et meil on nüüd, ma ei tea, toome näiteks need sallivustunnid, et eesmärk ei ole see, et meil oleks nüüd siis igas liikmesriigis kohustuslikud sallivustunnid, et see tekitaks esiteks trotsi ja kõike muud ka on ju, ja oleks natuke väljas Euroopa Liidu pädevusest ja võib-olla natuke suruks jälle koolisüsteemile selles mõttes, et eks me iga lahendusega jõuame sinna, et koolisüsteem tegelikult peaks selle eest vastutama ja katma ja õpetajad peaksid olema üliinimesed ja õpetama nii sallivust kui meediapädevust kui finantstarkust kõigi oma ainete kõrval on ju, aga et see eesmärk ongi see, et mingi riik võib-olla võtab selle hea näitena, mingi noor tuleb tagasi oma koju, läheb õpetajaks õppima, teeb siukse asja oma koolis. Võib-olla lõpuks see on kuskil see on Euroopa Liidu mingites soovitustes ja see nagu jõuab dokumentides nagu lihtsalt vestlustes nagu päriselt, see võtabki võib-olla 5 aastat, aga see jõuab nagu vestlustest nii kaugele, et see nagu jõuab ka Euroopa Liidu hariduspoliitikasse suuremalt, et neid nagu võimalusi, kuidas see sinu sisend siis nagu läheb kasutusse on rohkem. Just, et see on kindlasti see pool, et meil öeldi ka seal, et nagu et ärge eeldage, et nüüd kõik liikmesriigid selle kohe suure hurraaga vastu võtavad ja seda hakkavad ellu viima, aga kui see soovitus on olemas, kui juba mingi riik praktiseerib, jagab oma kogemust, siis see pall on veerema pandud ja mis on nagu hea selle suure laeva ümberkeeramisel on see, et see protsess võtab aega, aga kui see nagu ümberkeeramisprotsess on juba alustatud, siis tõenäoliselt nagu ta üks hetk sinna kohale jõuab ja keegi seda tagasi ei hakka keerama. Et see on nagu ka selline nagu hea võib-olla selles, et iga nagu halval asjal on ka hea külg, muutustega läheb kaua aega, aga kui need muutused tulevad, need muutused jäävad. Mul on üks küse veel. Irmi, mis sulle nagu sellest konverentsi ajast, mis see meeldejääv osa oli? Kui see oli tantsimine, me käisime tantsimise Silent Disco tuuril, kus me tantsisime pool aega, kui see oli see, siis see on ka väga fine. Mulle jääb tegelikult meelde rohkem see, et see oli nagu minu jaoks jumala rets, sest et päevad olid nii pikad. Aga muidu tegevustest võib-olla ongi see, mis just ütlesid, sest et seal saime ka klapid päevana linnas ringi käia, siuke mõnus olemine, inimene rääkis ka, mis seal on, inimesed olid sõbralikud, bla bla bla, et hästi tore oli küll seal kõik. Ja võib-olla see asi siin ongi, mis sa ütlesid, et see, kus me linnas ringi käisime ja tutvusime selle linnaga ja need rasked päevad. Ja kuidas keeleoskuselt, kas? Mulle ikka lõpuks tuli ka mingi julgus sisse, mis siis, et ma võib-olla midagi valesti ütlen, aga ikka tuli julgus sisse, et midagi proovida öelda inimestele. Aga nüüd on juba natuke aega möödas, julgus hakkab ära minema. Eks ma pean harjutama. Nii et noori tuleb kaasatud hoida, et ühe korra kaasamine ei ole piisav, et inimene peab kaasatuks jääma, nii et me peame vaatama, kuhu Irmi Euroopasse saame inglise keelt rääkima saata. Aga minu üleskutse kindlasti teile kõigile on, et Euroopa Parlamendi valimised on tulemas, minge palun valima, kui te ise ei saa isegi valida, lihtsalt rääkige noorte sisendit, tehke kisa, näidake, et noored on tähtsad, sest Euroopa tasandil on nii tähtis, et meil oleks Euroopas inimesed, kes seisavad noorte eest ja et siuksed programmid nagu Euroopa noorte dialoog jätkaksid. Nii et minu poolt aitäh veel kord siis kogu selle võimaluse eest, ütlen näiteks see sama stuudio, nagu me siin välja teeme, et me noorte hääle saame kuhugile nii-öelda, et me saame seda häält siin salvestada, seda edasi anda. Et aitäh ja kindlasti minge valima. Ja ma ütleks veel sellega, et noortel on see oluline roll ka, et Euroopa Liit on ka oma kommunikatsioonis väga tuginenud noortele, nende see mine valima kogu
kampaania jõuab päris palju sotsiaalmeediasse on ja nagu hästi noortele suunatud, mitte et see tohutult hea kommunikatsiooniline kampaania oleks, võite neid veebilehti vaadata, natuke naerma vahepeal, aga noh, ühesõnaga mu point on see, et noored räägivad kodus, nende vanemad kuulavad, nende vanemad äkki huvituvad, nende ma ei tea, kooliõpetajad kuulavad kuskil, et keegi räägib parlamendi valimistest ja tunnevad, et vaata, kuule, noored räägivad, et ma peaks ka ikka minema valima, et noh, noortel on selles mõttes suur vastutus sega, et oma lähedased pereliikmed valima saada ja natuke siis eks me oleme see globaliseeritum generatsioon, et võib-olla mõistame paremini, kuidas see Euroopa meie eludes siis rolli mängib, et see suurematele ka selgeks teha. Just nii, et noored lähme võtame Euroopa üle. Ühesõnaga, minge valima. Tšauki, tšau! Ja tšau! Tšau!